no kokku võttes vist 10 aastat. Kõige rohkem. Hakkas peale ühest vanast pudelist. Tain kunagi ühe väikse vana pudeli ja ise alkoholi ei tarvita. Ei ole elu sees tarvitanud, aga näete, missuguse hobiga tegelen. Niisuguse hobiga tegelen. Nad on ju huvitav, ta on ju tegelikult kunst, see on ju keegi on ju ta välja mõelnud. See ei ole ainult lihtsalt pudel, see on kunst. No on ju. Mis liiki pudelit te kogute? No niisuguse, kuidas ma teile ütlen, ma ei oska teile öelda. Mis jooksel siis olema peab väljanägemine tähtis või? Minul on tähtis, et ta oleks väljanägemine, et tal oleks kunstiline väärtus, mingisugune vana. Mul on tavaliselt, need on ju kõik vanad. Keegi nad on kuskilt toonud, kuskilt maailmast, nad on reisimas käidud ja siis on toodud. Näete, nagu need on, et Hiina. See on Hiina. See peaks olema Hispaania. Ja siia ütleme siis Hispaania pudel, et saab kogu inimese sisse, siis vabandust, saab joogi sisse panna kohe siia või? Ei, need jäävad lihtsalt nii nagu... On ilupudelid? Ilupudelid, jah. Ja tegelikult nad on täispudelid olnud kõik. Nad on kõik täispudelid toodud. Ikka jook on sees olnud, jah? Jook on sees ja jook on sees. Ja minul ongi tähtis, et on kas tühi pudel, täis pole tähtis. Täis pole tähtis. Aga just, et see väljanägemine, just need vanus. Millist pudelit pidigi aruldasemaks peate? Kõik aruldasemad. Mul on siin väga palju väga aruldasi. Mul on vana Vene tsaari aegne õllepudel. Äkki näitame seda? Ja kui ma nüüd leian ta, siis ma pean siia üles vist ronima. Ma panin ta siia kuskile. Ja üks on siin. Üks on näete. Ja see on niisugune viimasest tsaari aegne või? See peaks olema viimasest tsaari aegne, see peab kuskil 1900 olema. Jah. See on 1900. Kui palju tuleb vaeva näha, et niist kogumist teha? Ega ei olegi. Silmad lahti ja kui saad reisida, siis palun väga. Millise pudel olete isegi? See on Eesti A Le Coq'i pudel. Palun ära seganud.